Minu nimi on Liisi Keedus. Ma olen võrdleva filosoofia magistriprogrammi koordinaator ja täna me teeme selle infotunni nii, et kõigepealt meie magistrant Kadi Kriit teeb lühikese kokkuvõtte väga lahkelt programmi üldisest ülesehitusest ja võib-olla räägib ka paar sõna oma kogemusest. Siis jätkab kogemuste jagamist Robin Siimann, kes on meil esimese aasta magistrant. Ja siis kolmandaks, või siis üldse avame küsimuste ringi. Meil on siin praegu küll ainult 2 küsijat. Ja Või vist siis isegi rohkem. ma räägin veel mingid teemad üle, kui need vajavad ülerääkimist. Ja ma ütlen kõigile, ma ei tea küll, kas see küsimuste ring ilmselt see ei lähe enam lindistusse sisse, see lõigatakse pärast välja, aga siin automaatselt, mina isegi ei saa seda kinni panna, see lindistab seda, sellepärast et ma olen aru saanud, et enamus inimesi vaatavad seda infotundi järgi pärast internetist. Kahjuks, jah. Aga on nii nagu on ja siis ma annangi sõna Kadile. Jah, kahjuks või õnneks, minu arust õnneks, sellepärast et 3 aastat tagasi, kui mina otsisin, kus see infotund on, et siis ma avastasin, et jäin hiljaks ja ma saingi ainult järel vaadata. Ja jah, see oli siis 3 aastat tagasi, kui ma ise astusin. See oli esimene aasta, millal see õppekava üldse lahti tehti ja ütleme nii, et kunagi ei ole õige aeg midagi alustada, nii et ma tõesti kahtlesin ja ma ei plaaninud veel ülikoolis jätkata õppimist. Aga siis mul oli mingi kahtlus, et kui mitte nüüd, siis tõenäoliselt mitte kunagi, et siis sai sisse astutud koos veel päris mitme inimesega, aga ma nüüd alustuseks ütlengi, et minu jaoks on kogu selle meie ülikooli ja selle õppekava juures kõige parem asi ongi see, et meid ei ole liiga palju siin. Et magistriõppes suurtes ülikoolides on ikkagi vist enamasti suuremad auditooriumid täisrahvast ja siis puudub selline isiklik, mitte ainult side, vaid ka võimalus näiteks seminaris puuduv vabandus mitte kaasa rääkida ja kaasa mõelda, sellepärast kui sa oledki seal mõne inimesega ainult, siis tahes-tahtmata pead rääkima ja arvama millestki midagi. Aga kuidas seda siis alustada, millestki midagi arvamist, õppekava ise, Liisi ütles, et ma teen kokkuvõtte, ma teen kokkuvõtte kodulehest. Ja tegelikult kodulehe all on meil ka link ja meiliaadress õppenõustajani, nii et kui midagi veel puudu jääb, siis õppenõustaja saab alati, üks hetk, mida? Ei saada see. Jah, õppenõustaja, saab alati täpsustada ja kõikidele küsimustele vastata. Ühesõnaga, 3 aastat tagasi oli siis see õppekava esimest korda, kui algas ja oligi Eestis ja on siiamaani ainulaadne selles suhtes, et Eestis ei ole kunagi veel võrdlevalt õpetatud filosoofiat. Ja mis see võrdlev filosoofia siis on? Kõige lihtsam on guugeldada comparative philosophy, kui tekib selline küsimus ja siis saab väga põhjaliku vastuse, et minu käest hiljuti ka küsiti, et mida me siis võrdleme. Ja võrdlemegi kultuuride ülene, kultuuride vaheline arutelu ja et kuidas aitab kaasa su mõtlemisele ja maailmast arusaamisele siis erinevad kultuurilised, lingvistilised, filosoofilised suunad, mida ainult kokku panna. Et mõtlejad ei ole ainult valged vanad mehed, nagu vanasti läänes võib-olla oli, et meil on ka ülejäänud maailm, meil on ülejäänud sood, meil on kogu see suur filosoofia soo ise, kuhu veel sukelduda, ütleme niimoodi filosoofiliselt. Aga siin all on meie kodulehe aadress ka siis võrdlev filosoofia. Õppejõud, siin on üleval nüüd Liisi, Rita, kes on meiega ka veebis Zoomis olemas, kindlasti Rein Raud. Mina sain aru, et võib-olla tema mõttest see õppekava siin Eestis üldse algas, aga Liisi võib mind pärast parandada, noogutas. Marguseed, dotsent ja teadur minu teada siis ja noorem lektorid või on Oliver juba lektoriks päriselt saanud, ma seda ei teagi. Vot.
Oliver õpetab meile kriitilist mõtlemist. Ma tean, kui keegi on nagu bakalaureuse juba lõpetanud, siis nad on võib-olla tema poolt ära hirmutatud, et algul on kõige suurem auditoorium pilgeni inimesi täis, aga siis poole pealt on pooled vähemalt kadunud, sellepärast et ta toob mängu igasugused valemid ja muud maailmas varitsevad ohud. Et ma tean, et loengus kohal käimine tavaliselt ei ole kohustuslik, aga tegelikult mina käisin seda kriitilist mõtlemist kuulamas puht vabatahtlikult, et asi, mis ei ole kohustuslik, ei tähenda, et ta midagi ei tähenda. Aga võrdlevalt õpetas Oliver koos Mikael Lotmaniga meile võrdlevat loogikafilosoofiat. See oli kõige esimesel semestril, ei ehmatanud meid kedagi ära, jäime, ütleme nii, et 2/3 kursusest jäi pärast esimest semestrit alles ja nüüd on vist veerand kursusest on meil lõpetanud, et lootus on, et veel veerand lõpetab sel suvel, aga vaatame. Liisi õpetas meile võrdlevat poliitikafilosoofiat koos Rein Rauaga ja vist nüüd uutele inimestele, kes ei ole varem filosoofiat õppinud, meil on filosoofia ajalugu ja siis on sissejuhatus äkki filosoofiasse ja seal ka Liisi minu arust ja Rita veel eriti õpetab meid. Margus Vihalem, tema õpetas, mis ta siis õpetas, epistemoloogiat, võrdlevat epistemoloogiat, esteetikat, seda vist ma käisin jälle õppekava väliselt natukene kuulamas, aga minu jaoks tekkis väga hea võrdlusmoment ja ma sain ise ka aru, et mis see võrdlev siis tähendab, et meil ei olnud veel filosoofia ajalugu ja sissejuhatus filosoofiasse, kui mina alustasin, vaid me käisimegi kuulamas epistemoloogiat ja siis Rita õpetas meile tüviteksti seminari antiikfilosoofiast. Aga kui ma siis esimesel semestril võtsin epistemoloogiat ja järgmine semester oli juba võrdlev epistemoloogia, siis ma sain aru, et see epistemoloogia, mis iseenesest oli mõeldud bakalaureuse tudengitele, et see ikkagi õpetas täpselt ja põhjalikult kõik need epistemoloogia alused selgeks. Aga siis järgmise sammuna hakkadki võrdlema, et kuidas ülejäänud maailmas ja Aasia pool ja mujal seda vaadatakse, neid samu asju, mis enne peaks juba natukene teada olema. Tehniliselt siis 2 aastat, teoreetiliselt minul läheb 3. aasta, 120 ainepunkti või siis kogemata rohkem nagu minu puhul. Ja siis ongi lisaks võrdlevale epistemoloogiale ka võrdlev eetika, Margus Ott, võrdlev ontoloogia, Rein Raud, võrdlev poliitikafilosoofia, võrdlev loogikafilosoofia. Ja valikuna saab juurde võtta igasuguseid muid aineid, mulle üllatusena ka tasulisi aineid, näiteks rahvusvaheliste suhete programmist ingliskeelseid aineid ja keeli. Mina isiklikult soovitan mitte ainult inglise keele peale mõelda, vaid kui on tehtud üks keel juba sellisel kõrgemal tasemel, siis saab mõnda teist keelt võtta, tuleb välja ka madalamal tasemel, nii et areneda saab igatepidi. Ja filosoofia avatud seminarid kindlasti, mis on tõesti huvitavad, pluss siis igal aastal minu teada augusti lõpus on Eesti filosoofia aastakonverents. Ja vahepeal on igasuguseid muid filosoofiakonverentse kogemata toimunud, nii et pärast lõpus näitan paari pilti ka, et kogu see 3 aastat on väga-väga huvitav ja lõbus olnud. Sessioon õpe ehk siis neljapäeviti reedeti, see sõltub siis, mis ja kuidas, mis kursuseid sa parasjagu võtad, et mõnikord tuleb kooli tulla juba kell 8:15, aga see oli mul vist, ma kahtlustan, selline vaba aine, aga tegelikult oli päris mugav õppida, ei kurda üldse. Jah, mina isiklikult vahetasin töökohta pärast esimest semestrit, et natukene rohkem õpingutele pühenduda, aga eks see selgub siis õpingute käigus. Pärast võib kindlasti küsida ka selle kohta. Enne vastuvõtutingimuste juurde minekut, siis ma meenutan, et lisaks keeleõppele, vabaainetele ja kohustuslikele ainetele on ka selline asi nagu eluprojekt, mis mõnedele inimestele meeldib, mõnedele mitte ja seetõttu on lisandunud nüüd ka projektina Hüpe pluss Akadeemia pluss oli see.
Ja Akadeemia Pluss on see, mis mulle endale kõige rohkem meeldis nendest 3 variandist, et jah, ma sain kogemata tehtud elu, aga pärast kahetsesin, sest seda Akadeemia Plussi ma võtsin lisaks ja see oli tegelikult veel toredam. Aga vastuvõtutingimused õnneks ei ole nüüd enam nii, et nagu esimesel aastal, et pididki sisse astudes juba ütlema, et millest sa tahad oma magistritööd kirjutada, mida ma veel päris kindlalt ei teadnud. Nüüd võib seda mainida, kui sa tead, mida sa tahad uurida ja kirjutada, siis selle võib juurde panna motivatsioonikirjale. Aga see pigem motivatsioonikiri peaks lähtuma sellest, et miks sa tahad tulla ja eriti kui sa filosoofiat varem ei ole õppinud, et miks siis nüüd filosoofiat. Jah, ja rohkem ma siit ei ütlegi äkki juurde, et vestlus iseenesest oli väga meeldiv. Mina väga nautin seda protsessi, mingeid hirmsaid küsimusi seal minu arust ei olnud ja inimesed ise on ka väga toredad, kes sind tõesti vastu tahavad võtta. Ja siin on siis sügisest üks pildikene, kus võib leida Paul Raua ja Robin on siin meiega, Rita, Rein Raud ja siin tagapool on Liisi ka ja Oliver Laas ja Margus Vihalem. Siin pildil on veel mõned filosoofid, Margus Ott on siin keskel, jälle Rita ja siis mina siin nurgas, see oli eelmisel filosoofiaasta konverentsil Tartus. Siin vist oli Marek Tamme raamatu tutvustus, mida Liisi siis aitas tal tutvustada ilusti. Ja Mikael õpetas meile, kuidas siis Aasia pool vaadatakse loogikale otsa. Et see ei ole päris samasugune loogika nagu siin pool võib-olla. Ja siin ma vaatan, et fenomenoloogid on lennanud linnahalli katusele. Rita vist teab täpsemini öelda selle kohta, aga oli väga tore. Aitäh! Kohtumiseni. Detaile ka, et siis kus ja millal arvestada, võtan oma pildisittiselt. 3. juunil toimub siis, ma saan aru, vastu arutamine juba või intervjuud või jah. Liisi, äkki sa tahad üle võtta jutu järgi või anname Robinile? Kadi, nii tore, et sa nendest õppekava välistest üritustest ka rääkisid, sellepärast et tõesti meil on need tudengeid ja õppejõude ja väliskülalisi, selles mõttes, et ülikooli väliselt me kutsume mõnikord tartlasi rääkima, mõnikord Tehnikaülikoolist, mõnikord teistest riikidest inimesi, paar korda semestris filosoofe ka rääkima ja siis on tudengid ka teretulnud ja tõesti neid konverentse on vähemalt üks igas semestris, aga tavaliselt ikkagi rohkem, mis on ühel või teisel viisil filosoofiasse puutuvad. Ja ma palusin, et Robin ka räägiks natukene oma esimese aasta kogemusest, sest see võib olla tulevastele tudengitele hästi huvitav. Aga siis pärast, Rita, ma annan korraks sulle ka sõnajärje, et äkki sa tahad millestki rääkida või midagi täiendada, mõne lisamärkuse teha. Aitäh, Robin, sulle siis sõna. Ma räägin siis praegu või on räägitud? Okei. No nagu juba öeldud sai, siis ma olen esimese aasta magistritudeng. Ja mu nimi on Robin Siimann, nagu te siin kuskil all kasti peal vist näete ka. Ja ma ei olnud tegelikult varasemalt bakalaureuse tasemel nagu filosoofiat õppinud. Niimoodi siit-sealt ise nokitsenud, lugenud, uurinud. Et siis ma võib-olla mõtlesingi nagu põhiliselt selle nurga alt rääkida, et mis nagu eelised on ülikoolis õppimisel sellise ise õppimise ees. Ja esimene asi ongi see, et iseseisvalt on nagu väga lihtne võib-olla vältida seda, mis kohe nagu võib-olla ei sütita või ei tundu esmapilgul või pinnapealselt nagu vaadatuna huvitav, et võib-olla kuhjub mingi, peaks seda lugema nagu hunnik asju, aga mul jäi vähemalt kas esimene või siis teine, kolmas samm sinna poole nagu tihti astumata ja nüüd siis nagu õpingute vältel ma nagu olen sellest väga hästi aru saanud ja seda tänu ka õppejõududele, kes suudavad neid asju nagu avada väga hästi, lisakonteksti, aga ka mingid implikatsioone, mis veel. Et ka nendes tekstides, mis siis või mõtlejates või koolkondades võib
tihti nagu palju rohkem peidus olla, kui sellisel esmapilgul nagu paista võib. Ja noh, lisaks ka nagu on väga kasulik olnud vabandust, selliste seisukohtade, mõttevoolude, mõtlejatega tutvumine selle nurga alt, et ka nendega, kes võib-olla isegi pärast niivõrd südamesse ei poe, et see aitab nagu ikkagist näha ka nagu enda mõtlemises siukseid nagu võib-olla puudujääke või pimekohti või lünke ja annavad ka nagu konteksti, annab nagu ka konteksti mõistmaks neid asju, kuhu võib-olla spetsiifilisemalt pilku pöörata soovid. Ja sellele aitab kaasaks see pidev kirjutamine ilmselgelt, mis mu jaoks tegelikult oli pigem midagi nagu uut sellisel nagu nii intensiivsel süvitsi viisil ja sellises koguses, aga praeguseks jällegi ma olen nagu 100% veendunud, et see kirjutamine ja lugemine on nagu käivad käsikäes, et enam nagu ei kujuta ühte ilma teiseta ette. Ja teiselt poolt siis noh, nagu ka mainitud vist sai, et paljud ained on siis nagu sellises seminari formaadis ja noh, ehk siis põhimõtteliselt lugemisele järgnev selline nagu arutelu, eks ju, õppejõudude ja kaastudengitega. Need ka väga-väga on aidanud tekstide nagu nii nende mõistmisel, eks ju, nendega suhestumisel, aga ka nagu nende najalt mingite tekstiväliste või teemaväliste nähtuste mõistmisel või mõtestamisel või käsitlemisel. Jällegi need 3 nagu sammu on väga tihedalt seotud ja seega nagu seminarides väga hästi välja tuleb. Ja millest ma võib-olla veel põgusalt räägiks, oleks võib-olla nagu isiklikum pool, et mis mulle nagu enim meeldinud on siiani. Ma nagu mõtlesin päris pikalt selle peale, et kas ma peaks nagu kuidagi välja noppima ühe aine, mis mulle nagu kuidagi enim meeldis ja ma lihtsalt tõenäoliselt, et ma ei osanud seda teha, sellepärast et mulle tundub, et need kõik on kuidagi sellise terviku kokku moodustanud ja kus nagu iga osa üksteist võimendab. Ja võib-olla see nagu terviklikkus, aga samas ka nagu mitmekülgsus ongi see, mis mul selle õppekava juures kõige enam meeldib. Et ka nagu need valik- ja vabaained, eks ju, et nende puhul ka see kohustuslike ainete võib-olla see tuumik on nagu nii tugev juba ja laiahaardeline ja mitmekülgne nii nagu sisu kui ka lähenemiste poolest. Ja et ma leian, et seal tekibki sihuke nagu haakumine või sellised sillad või seosed eri ainete vahel väga kergelt. Ja eks see ongi võib-olla nagu laiemalt, eks ju, hariduse võlu, aga kindlasti nagu miski, millest siin õppekaval ka puudust ei ole. Ja võib-olla, et see liiga abstraktseks ei jääks, siis ma ikkagi mõned ained tooks nagu näitena välja, just selle nagu mitmekülgsuse ja laiahaardelisuse illustreerimiseks. Et esiteks siis filosoofia ajalugu muidugi, mis on siis pigem tegelikult vist bakalaureuse-aine, aga kui kes varasemalt nagu filosoofiat õppinud ei ole, siis ta on ka kohustuslik magistri tasemel. Ja noh, see on siis nagu pigem sellises klassikalisemas loenguformaadis, et erinevad õppejõud avavad siis erinevaid mõtlejaid, ajastuid, koolkondi erinevates loengutes. Et siis seda laiemat konteksti, aga ka nagu seotust siis konkreetsemate mõtlejatega. Ja koduseks tööks on alati antud ühte ka tekstilõiku lugeda ja siis konkreetselt mingit ajalooliselt kanooniliselt autorilt. Ja see on ka nagu päris hea kogemus, et saab nagu, et ei ole mingi sekundaarallikas, mis seletab, et ta mõtles nii ja nii, punkt, vaid saabki nagu päris hea nagu maitse suhu, et kuidas filosoofiat tehtud on ja kuidas seda teha saab ja väga erinevalt. Ja nagu ma juba mainisin, eks paljud ained on hoopis seminari formaadis, näiteks siis võrdlev ontoloogia või võrdlev poliitikafilosoofia
ja seal on koduseks lugemiseks nagu mitte üks, aga päris nagu paras ports nagu tekste ja ka erinevatest aegadest, eri traditsioonidest, eri maailmapaikadest ja nii edasi. Ja seal on nagu teemakaupa, eks ju. Et teema on justkui see, mis mingil määral seob ja siis annabki nagu võimaluse eri nurga alt näha. Eks ta alguses mõjus veits nagu oleks keset ookeani visatud see teksti hulga ja kõige osas, aga noh, eks seeläbi nagu õpibki nii-öelda ujuma, eks ja noh, tegelikult on alati õppejõud ka valmis nagu küsimustele vastama, lisaressursse jagama, mingit lugemist soovitama, suunama, mõisteid avama, nii edasi, et päris üksi sind sinna ookeani keskele ei jäeta. Ja eks tihti saavadki nagu ka väga keerulised tekstid selgemaks siis, kui sa oled mida öelda sunnitud, aga kui sa neist nagu rääkida saad ja pead enda sõnadesse panema ja kuidagi avama ja kui miski vastumeelt on, siis ka seda kuidagi mõtestama. Ja veel tahaks välja tuua ühe bakalaureuse, kus ma tegelikult käisin vabakuulajana üldse. Ja see oli siis tänapäeva filosoofia tüvitekstide seminar. Ja selle raames me lugesime hoopis ühe terve raamatu läbi, milleks oli siis seekord Nietzsche Sealpool head ja kurja ja siis mingi lõpetuseks ka erinevatelt autoritelt nagu tekste, kes Nietzsche'st kirjutanud on, niisuguseid kas katkendeid või ongi lühemaid esseid või artikleid ja nii edasi. Ja neljandaks võib-olla ka nagu loogikafilosoofia, selle võrdlev loogikafilosoofia aine, et seal oli niisugune filosoofia tehnilisem, analüütilisem külg esindatud ja sellised harjutused, ülesanded, mida kodus lahendama pidime. Aga samas ka erinevad sihuke ajalooline ülevaade ka Oliver Laasi poolt. Ja võib-olla nüüd lõpetuseks või täpsustuseks ütlekski, et siiani ei ole olnud tegelikult ühtegi, mis mulle teistest vähem meeldinud oleks, et need, mis ma konkreetselt välja tein, ongi selleks välja toodud, et näidata, kui mitmekesine see ainete valika lähenemiste poolest on ja kuidas ma arvan, kõik erinevad formaadid ja lähenemised üksteist nagu täiendavad. Ja siin võib hulgaliselt näiteid tuua, et näiteks, et filosoofia ajaloos täpsemalt teada, keda see Nietzsche kirus ja miks ta seda teha võis. Ontoloogias on jällegi see teemapõhine lähenemine, et seal nagu tuleb sisse ka see võrdlev Aasia pool. Et seal jällegi selgub, et ei ole tegelikult see filosoofia ajalugu nii nagu sirgjooneline protsess, vaid ta on niisugune hargnev ja mitmes suunas ja samas ikkagi nagu läbi põimunud ja vahepeal eri ajastutes tekib mingisugune uus lõimumine ja nii edasi või eri piirkondades. Ja loogikas aitab nagu võib-olla niisuguse funktsionaalse lugemisoskuse osas, et sa nagu kuidagi oskad arutluskäike nagu paremini lahti harutada ja siis samas jällegist mõnes seminaris võib-olla saab selgeks, et saab ka teistmoodi filosoofiat teha, et ei ole igasugune, et ei ole ainult niisugune eeldus järeldus, eks ju. Aga neid pidepunkte on nagu ja põimumisi on tegelikult nagu lõputult ja see olenebki sellest, kuhu oma pilk pöörata ja see ongi võib-olla selle õppekava nagu võlu või see, mis mulle siiani nagu enim meeldinud on. Ja see tegelikult ongi minu poolt kõik, ja kui kellelgi on küsimusi, siis ma võin hea meelega olen nagu valmis neile ka vastu. Aitäh, Robin. Ma tegelikult annangi esmalt võimaluse teistele kuulajatele küsimuse küsida ja siis mul tekkis üks küsimus ka, aga äkki keegi teine tahab enne küsida. Kadi, kas sina tahtsid või? Ei, mina tahtsin lihtsalt öelda, et ma sain nüüd aru, et ma olen natuke kade Robini peale, sest sul on pool maad veel minna, et sellised vist võrdlev eetika sul tuleb alles, et kus juhtus vist niimoodi, et Margus Ott andis meile igaks nädalaks uue raamatu lugeda. Mitte päris nii hullult, aga neid toredaid kursuseid tuleb sul veel. Kas keegi teine tahab veel küsida või?
võib pärast lõpus ka küsida, aga ma ütlen, mul tuli sellega meelde, Robin, kui sa rääkisid, mul tuli meelde, tegelikult meil on ka praktikaaine Jah. ja päris huvitavaid praktikaid on ellu viidud meie magistrantide poolt, et Robin, sa käisid ka õpetamas, et kas sa viitsid hästi lühidalt sellest ka rääkida, sest võib-olla see on ka Jah, ma käisin tulevast tudengeid huvitab. Ma panen vahepeal arvuti laadima. et Pelgulinna riigigümnaasiumis on siis sihuke valikaine või noh, pigem ta mingi valikmooduli osa vist, filosoofia ja seda siis viisid läbi Saara Parbo ja Paul Raud ja mina ja siis üks bakalaureuse tudeng Richard Erbach käisime siis seal nii-öelda assistentidena, et umbes kaua ta kestis, mingi 3 tundi umbes ja siis sellest pool oli siis selline jällegi tavalisem sihuke loengu osa, eks ju, et slaidid ja sihuke ülevaade teemapõhine ja võid ajalooline ülevaade ja hulgaliselt näiteid, seda tegi siis Saara ja Paul tegid pooleks ja siis teine osa oli pigem selline, kus me üritasime kaasata, siis kodus oli antud, eks ju, iga kord ka tekst lugeda ja jällegi primaartekst, päris kanooniliste autorite poolt, et mitte selline sekundaarülevaade. Ja siis teine pool oligi sihuke kuidagi iga kord mängisime erinevate nagu formaatidega, et esteetikalaengus näiteks Richard andis ühte luuletust lugeda, Blairi Raibet ja nad pidid koha peal seda lugema ja koha peal spontaanselt esitluse tegema ja seal oli nagu sellega mänguruumi, et kuidas mis ülesande me andsime, aga reeglina oli see, et võtke nüüd gruppidesse, rääkige omavahel ja siis teeme niisuguse suurema arutlusringi, et sai mahtus sinna ühte tundi nii see loengu kui ka seminari, mis oli päris tore. Ja, aitäh. Muidugi see praktika, ma ütlen teistele infoks on selline, et sealt saab tudeng ise valida, millist praktikat ta soovib teha, et meil on siin väga erinevaid tegevusi olnud, et üks võimalus on tõesti olnud õpetada koolis, on kirjutatud filosoofilisi näidendeid, on kirjutatud ajakirjanduses arvamusartikleid, on tehtud tõlketööd palju, filosoofiat tõlgitud eesti keelde. Aljona tegi ka siin kureeritud näituse tuure ja on konverentsidel assisteeritud, nii et neid võimalusi on mitmeid olnud. Aga Rita, äkki sa soovid ka midagi lisada? Tere, mina olen Rita. Ma saan aru, et meil on 4 kuulajat praegu siin ja seda saab pärast järele kuulata, kui keegi tahab. Pidigi olema niimoodi, et rohkem kuulatakse järgi. Loodetavasti on see tõsi. No, tähendab, ma näen siin tuttavate nimedena ühte inimest, kes on filosoofiat õppinud, aga ma tahtsin lihtsalt veel nendele, kes võib-olla ei ole Tallinna Ülikoolist või kes siis kuulavad hiljem või ei ole meiega nagu otseselt kokku puutunud, siis see õppekava võrdlev filosoofia on selline, et on nagu hästi minu meelest heas mõttes nagu laiahaardeline. Ta on selline esindab veel sellist vanakooli filosoofiat selle poolest, et sa saad tõesti nagu ülevaate nii siis filosoofia ajaloo poolest, kui siis ka sul on selline väga suur akadeemiline vabadus keskenduda kas analüütilisele või kontinentaalsele traditsioonile või võrrelda ida ja lääne traditsioone. Seal on nagu hästi palju enda otsustada. Ja keegi ei suru mingit oma koolkondlikku vaadet ütleme peale või see ei ole kuidagi, see võimaluste lehvik ei ole nagu millegagi piiratud, et see on ühest küljest jah, on nagu selline suur vabadus ja iseseisvus, aga see muidugi tähendab, et nende õpingute jooksul tuleb siis kujundada endal see, millega sa päriselt süvitsi tahad tegeleda ja millest sa oma töö kirjutad. Aga jah, mulle tundub ka, et nüüd
see, kuidas meil praegu on see korraldatud, et need tudengid, kes ei ole tulnud otseselt filosoofiast, et nad saavad uuesti teha aasta jooksul siis sellise filosoofia ajaloo ülevaateকুrsuse. Et see on hästi hea ja annab sellise piisava pagasi ja ma ütleks, et isegi neile, kes on varem filosoofiat õppinud, on see väga kasulik, eriti just selle võrdleva filosoofia perspektiivis, et ta annab nagu uuesti sellise lühiülevaate, et mida üldse on tehtud ja kuidas on mõeldud ja noh, iseenesest ju on see ka omaette nagu selline võrdlev kursus, et ta lihtsalt võrdleb neid asju, mida on lääne filosoofias siiani tehtud ja siis sealt saab edasi minna, kas siis ida poole või mingitesse spetsiifilisematesse filosoofia harudesse. Ja üks asi veel, et meid on ju, meie need magistrigrupid on piisavalt väikesed, et on minu meelest selline hea kambavaim ja nii õppejõudude kui ka üliõpilaste vahel, et saab kõigil enam-vähem silma peal hoida ja küsida, et kuidas läheb ja et keegi nagu ei jää üksi ja ei kao ära, et magistri tasemel ollakse muidugi täiskasvanud inimene ja kui inimene tahab ära kaduda, eks ta siis ikka kaob, aga vähemalt meil on võimalus nagu kõigiga tegeleda tegelikult ja mulle endale see tundub nagu tähtis, et võib küsida abi ja seda saab, kui on vaja ja saab alati arvestada, kui kellelgi on parajasti, ma ei tea, kas tööga midagi seoses või. Et püüame olla nagu sellised paindlikud ja õppija vajadustega arvestada. Jah, ma arvan sellest võib-olla, ma ei tea, minu poolt piisab, aga kes iganes tahab küsida, siis me oleme siin. Ja kas tänastest kuulajatest ka keegi soovib midagi küsida, täpsustada? Tere! Tere! Mul on võib-olla selline küsimus, et kuna see on siiski nagu tegelikult magistri, nagu hariliku magistri mahuga, eks, et kuigi ta on sessioonõppena nagu üles ehitatud, siis kui palju ma peaks nagu valmis olema selleks, et tegelikult need ülejäänud päevad, mis mul on justkui vabad, tegelikult lähevad ka nagu sellele õppimisele, et no ma küll kujutan ette, et see on väga individuaalne, aga lihtsalt, et ma ei tea, äkki teil on nagu mingit umbkaudset aimdust selle suhtes, milleks ma peaks nagu justkui valmis olema? Me võime anda sellele õppejõu perspektiivi ja tudengi perspektiivi. Õppejõu perspektiivist kindlasti läheb vähemalt üks tööpäev veel lisaks loengupäevadele, eks, ettevalmistamiseks, et ma ütleksin, et see on täiesti minimaalne, sellepärast, et kõik ained ikkagi nõuavad seda ettevalmistamist. Muidugi kõik oleneb ka sellest, mida te olete enne õppinud, kuivõrd harjunud te olete selliste teoreetiliste tekstidega ka ja kuigi tegelikult näiteks teil ikkagi oma õpingukava koostamisel jääb päris suur vabadus, sest vabaainete maht on ka päris arvestatav. Nüüd ma toon näite, et üks tudeng, kes meil lõpetas eelmisel aastal, tema töötas täistöökohaga õpetajana. Samal ajal, kui ta tegi oma magistrikraadi ja ta lõpetas nominaalajaga. Aga ma ikkagi sain aru, et niimoodi täiesti täistöökoha kõrvalt tal oli päris raske seda teha, et tal neid puhkepäevi jäi ühest vähemaks nädalas, eks ju, ta kasutas ka neid koolivaheaja aegu ära väga intensiivselt õppimiseks, aga noore energilise inimesena sai sellega hakkama, aga pigem täiesti täistöökoha kõrvalt küll ei soovitaks õppida, et see on siis ikkagi väga-väga raske. Küll aga ma arvan, et poole kohaga saab hästi hakkama. Ma ütlen ausalt, mul läheb enam sellest aga see on ka sellepärast, et ma olen pidanud päris palju juurde lugema ja uurima sellepärast, et isegi kui ma olin mingeid asju lugenud enne, siis ikkagist pidev siuke lünkade täitmine ja nii edasi oli ikkagist pidev siiani on. Aga jällegi see täiesti oleneb inimesest, eks ju, ja kui struktureeritud need
kodus õppimise päevad on, aga eks ta ikka on, aga ma ei taha ära hirmutada ka, see on lihtsalt minu kogemus. Et mitte see, et ma nüüd nagu mitte midagi muud üldse teha ei jõuaks, aga ma ütleks, et mul läheb võib-olla rohkem kui üks päev ikkagist lisaks sinna. Ja noh, see oleneb selles mõttes tudengist ka, eks ju, et erinevad ootused on, et tudengitel, et kui palju ma tahan magistriõpingute jooksul tööd teha ja kui palju ma tahan õppida, on ju, et mõni võtab võib-olla sellise minimaalse lähenemise ja teine võtab palju maksimalistliku. Ma tegelikult peaks täpsustama ka, et see oli suuresti ka sellepärast, et ma võtsin esimesel semestril 36 EAP-d ja pluss veel käisin seal vabakuulajana, ehk siis tehniliselt 42, siis lõpuks tegin praktikat ka, ehk siis põhimõtteliselt 48, et lihtsalt oleneb, et ma arvan, kui see 30 ringis võtta ja eriti alguses kuidagi tunnetada seda piiri, siis teha neid peamiselt fokusseerida nendele põhiainetele, siis on nagu tehtav ka vähemaga, et ka sisseelamiseks võib-olla. Aga jah. Aga kui liiga paljuks läheb, siis tegelikult on alati võimalus teha ka 3 aastaga, et vahepeal natuke akadeemilist puhkust võtta ja sel ajal saad neid kohustuslikke aineid nagunii võtta. Et minul on see häda, et ma ei raatsi lihtsalt ära lõpetada. Aga noh, kogu muu elu on no jah, Kadi, sul on ka täis töökoht seal kõrval ja väiksed lapsed. Ma tahaks seda ka täpsustada, et selle ma ei tea, kui vajalik info see on, aga TLÜ-s on ka tegelikult ja ma ei tea, kas see kellelegi kehtib, aga et kui on erivajadused, siis sellega saab ennast nagu arvele võtta, kui on mingisugune vaimne või füüsiline diagnoos, et see võib-olla lisab paindlikkust, aga samas ma ütleks, et see paindlikkust on juba ilma selleta piisavalt, et saab alati õppejõududega rääkida ja reeglina on vastutulelikud, kui on tõesti mingi põhjus. Ja ma võin igaks juhuks mainida, et kui on alla 7-aastane laps, et siis selle tõttu saab ka pikendada rahulikult kogu seda õppimisperioodi ametlikult. Nii, kas on veel või teistel küsimusi? Kõik on nii selge. Ma sooviksin ka küsida selle kohta, et milline on programmi vastuvõtuprotsess, et kuidas see intervjuu toimub ja kuidas selleks ette valmistuda? Ma võib-olla sellele siis vastan ise, kui Kadi natukene nende slaididega rääkis ka, et te peate esitama motivatsioonikirja. See ei pea olema väga pikk, eriti kui te ei ole varem filosoofiat õppinud, siis selgitage natuke, miks te arvate, et see on nüüd just teie jaoks õige eriala. Kui teil on juba mingi magistritöö kirjutamise plaan, kirjeldage ka seda. See annab pooled punktidest ja teise poole annab vestlus. Vestlusele me kutsume kõik kandidaadid. Ja selle viivad läbi mitu meie õppejõudu. See on umbes 20-30 minutit kestev vestlus, kus me küsime teilt, mis mahus te olete ettevalmistunud või varem õppinud filosoofiat või näiteks Aasia uuringuid või mingeid kultuuriuuringuid või muid aineid või muud eriala, mis valmistab selleks hästi ette. Ja üldse teie motivatsiooni kohta sellel õppekaval õppida, aga muidugi see on ka koht, kus teil on võimalus küsida meie käest, õppejõudude käest selle õppekava kohta, et pigem on seal vestlusel mitte selline meeleolu, et üks on eksami läbiviija ja teine on eksamineeritav, et kuna see on magistritaseme programm, siis ikkagi see vestlus on kahepoolne, kus me mõlemad peame kõige paremal juhul jõudma arusaamisele, et me oleme teineteise jaoks õige valik.
nii et ja meil on juba paika pandud intervjuude kuupäevad. Eelsisseastumisvoor on 3. juunil, siis Kadi juba ütles, ma nüüd ei mäleta seda täpset kuupäeva, millal see teine sisseastumisvõimalus on juuli alguses. Jah, siis 9. juulil, jah. Ja siis tulevad punktid ja siis punktide alusel tuleb kandidaatidest pingerida. Ja 12 kohta on meil. Kas ma võin põgusalt ka midagi öelda? Jah. See tegelikult see üks suvelugemise list, mis meile saadeti juba siis, kui me olime sisse astunud, see oleks tegelikult päris hea, ma arvan, selline orienteeruv sihuke, seal on eri paksusega eri raskusastmetel tekstid, et võib-olla see kuhugi. Ma võin kiiresti üles otsida, kopeerida, aga ma omalt poolt soovitaks muidugi see Rein Raua enda raamatut Täiused ja tühjused, saab sellise põgusa ülevaate Aasia mõttevooludest ja siis ma ise lugesin, seda seal listis ei olnud, aga ma ise lugesin Esa Saarjani filosoofia lugu ka veel lisaks, mis andis ka natuke nagu aitas orienteeruda selles maailmas, et sihuke võib-olla. Tegelikult aitäh, tõesti, võib-olla see on hea idee, et ühesõnaga me tegime niimoodi, et need, kes said vastu võetud kevadel ja suvel, nendele me saatsime nimekirja raamatutest, mida siis suvel läbi vaadata või läbi lugeda. Eriti nendel, kes ei ole enne filosoofiat õppinud, et muuseas võib ka kirjutada näiteks mulle ka eelnevalt enne sisseastumiseksamit, kui te tahate seda nimekirja. Kas või huvi pärast, eks? Jah. Ja, ma arvan, et kui raamatuid on, siis ma saaks neid lugeda ja hästi ette valmistada. Ja, aga kirjutage ja muuseas, tegelikult mul tuleb nüüd meelde, et te ei ole sugugi ainuke, ma olen vähemalt 2 huvilisele juba talvel saatnud nimekirja. Ja kirjutage ja siis ma vastan. Hästi kirjutan. Nii. Aga siis, kui rohkem küsimusi ei ole, siis ütleme kõigile osalejatele suur tänu. Ma tegelikult leidsin selle listi üles ka. Kas ma kopeerin selle praegu siia või? Jah, siis võib-olla keegi, kui vaatab. Ma ei tea, kas need, kes järgi vaatavad, nemad näevad ka seda, kui ta tuleb sinna chati või? Võib-olla mitte. See küsimuste voor vist ei lähe üles. Aga siis nad teavad, kellele kirjutada on. Aga sa paned selle chati, Robin? Ja, kohe panen. Siis Viktor, ma enne ei pane seda kinni, kui te saate kopeerida. Ma jätan siin lahti selle. Te saate just kopeerida. Aga olgu. Aitäh siis kõigile ja nendele, kes kaaluvad tudengiteks hakkamist, siis alati võib kirjutada ja infot juurde küsida.